Tšauka! Mina olen Elisa, tere tulemast tagasi minu väiksesse maailma. Mõtlesin, et lihtsalt siuke väike mõnus chill video, sest et eelmine nädal ma ei pannud videot suuresti selle asja pärast, mis mul nagu mõttes on olnud. Ma tunnen, et ma olen viimased kuud läbinud mingit väga suurt transformatsiooni, tegelikult juba väga pikka aega. Ja eks kogu elu ongi üks suur transformatsioon, aga just viimasel ajal ma olen väga saanud igalt poolt ja tundnud väga tugevalt seda sõnumit, et võtta rahulikumalt, tulla tagasi aegluse, rahu ja lihtsalt hingamise juurde. Võib-olla asju natuke vähem keeruliseks ajada, võib-olla kõike natuke lihtsamalt võtta. Siis kui ma tunnen nii palju ja samas proovin teha vähem, vahel on keeruline show up ida või teha neid asju, mida väga tahan teha, mis on see YouTube'i kanal. Mulle väga meeldib seda teha, mulle meeldib rääkida, mulle meeldib siin olla ja vahel sellised nagu väikesed minipausid või ka pikemad pausid on vajalikud, ükskõik mis me teeme, sest ükskõik kui väga ma ka ei tahaks olla täpselt punkti pealt perfektne. Ma tean, paljudel tuleb see tegelikult väga hästi välja, et olla väga punktuaalne, olla väga rutiinne ja tõesti lihtsalt suuta kõikide asjadega väga hästi alati järje peal olla ja kõik saaks kõiges kohas olla. Aga ma olen mõistnud, et minu jaoks on kõik natuke rohkem voolav ja ma lihtsalt proovin enda vastu natukene lahkem olla. Lisaks, mul on siin tee, see on piparmünditee, värske piparmünt, kusjuures peenda pealt ja siin on natuke piima sees. Don't judge. See on nii hea. Ma lihtsalt oli siuke tunne, et ma korra istun maha, räägin ja siis ma hakkan oma raamatut lugema. Ma lõpetasin just Fourth Wingi ja Iron Flame'iga, mis on kaks sellist fantaasiaraamatut. Seal on siuke draakonid ja kool ja ühesõnaga, see oli nii hea. Kui sa oled lugeja, tegelikult ma ei taha öelda, kui sa oled nagu into fantaasia, sest et mina ei olnud varem. Ma olen alles hiljuti avastanud enda jaoks fantaasiamaailma ja see on nii äge. Varem see tundus mu jaoks ebameeldiv. Mulle väga meeldib fantaasia, ma väga soovitan proovida. Siiamaani mu lemmikud fantaasiased, eks kõik, mis ma olen lugenud fantaasialt, ongi Fourth Wing, Iron Flame ja ma tegelikult alustasin. Mul ei tule praegu meelde, aga ma panen need siia ekraani peale. Need olid esimesed fantaasiaraamatud, mis ma lugesin ja need olid nii head. Ja nüüd ma alustasin just Akotariga. See on siis A Court of Thorns and Roses. See on ka fantaasia ja seal on mingisugune fairy. Mis on fairy eesti keeles? Mul tuleb kogu aeg lihtsalt nõudepesuvahendite, aga mitte nõudepesuvahend obviously. Ma just alustasin selle lugemisega, nii et ma ei ole eriti kaugele sellega jõudnud, aga ma annan teada, kuidas see mulle tundub. On väga panel. Lugemine on alati minu jaoks olnud ühtepidi siuke väike escape, teistpidi jälle siuke inspiratsiooniallikas ja kolmandat pidi enesearendus, sest lugemine on kasulik lihtsalt. Ainuke viis, kuidas saada väga heaks kirjutajaks, on väga palju lugeda. Ja võib-olla eriti, kui on sellised stressirohkemad perioodid, siis eks igal inimesel on oma viis, kuidas sellega toime tulla. Minu jaoks see on lugemine. Üks asi, mis mulle palju stressi tekitas, oli ülikooli sisseastumine. Ma mõtlesin, et kas ma ikka räägin sellest, et ei tea, ma ei ole veel tulemusi saanud, ma ei tea, kas ma saan sisse või mitte. Aga ma mõtlesin, et ainuke põhjus, miks ma sellest ei räägiks, oleks see, et ma kardan, et ma ei saa ja kui ma ei saa, siis ma tunnen häbi. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma saan sisse, siis äge, see näitab seda, et vahel sa tahad midagi, siis saad seda. Ja kui ma ei saa sisse, siis jah, vahel sa tahad midagi ja sa ei saa seda. See on täiesti okei. Mõlemat pidi see ei ole mitte midagi, mille pärast häbi tunda. Ma arvan, et mõlemat pidi see saab kas võib-olla natuke inspireerida või siis lihtsalt tekitada nagu äratundmist, mugavust, turvalisust. Et ma otsustasin jagada. Igatahes käisin vastuvõtueksamitel, mis olid väga stressirohked, et ma tegin väga palju eeltööd. Ma olin nii närvis, et mul läks sealt veresoon silmas katki. Ma ei taha nagu väga, see on nagu natukene hästi, nagu okei. That's all you gonna see. Lisaks ma ka kolin, või tegelikult ma olen juba ära kolinud. Kolisin ära oma imetoredast kalamaja kodust. Alles eelmine aasta oligi see, et juunis ma kolisin sisse. Ma mäletan, ma filmisin videoid, kuidas ma sinna kolisin, et ma esimest korda lähen üksi elama. Ma olin üksi, ma olin natuke hirmul ja väga elevil ja see koht lihtsalt oli mu kodu. Nii tähtsatel kuudel, kus ma ennast olen avastanud ja üksi olnud. Käinud tohututel kogustel jalutamas, avastanud enda jaoks vihased jalutuskäigud, kus ma olen väga vihaselt jalutama ja siis jalutan hästi kiiresti. Nii ilus naabruskond, nii ilus kõik, nii palju mälestusi. Aga jah, selle koha aeg sai
praegu täis ja ma olen uues kohas, mis on ka väga elevust tekitav, lihtsalt palju muutust korraga, aga tegelikult muutus on üsna tore, sest kui muutust ei ole, siis millelgi imelisel ei ole ju võimalus kuidagi meie ellu tulla. Peame ikkagi julgema muutuda, peame julgema võtta riske, julgema elada lihtsalt. Ausalt öeldes see võtab ikka julgust küll vahel. Ja kõige selle keskel ma olen tundnud nii tugevat tungi tulla tagasi kuidagi enda juurde natukene. Armastan üle kõige rahulikku olemist. See hirmutab mind vahel, aga see on ikkagi kõige ilusam ja meeldivam asi. Ma kuulasin mingi ühte podcasti, kus see host rääkis sellest, et me ei tõsta oma vibratsiooni siis, kui me mõtleme kogu aeg positiivseid mõtteid, vaid me tõstame oma vibratsiooni, kui me lihtsalt mõtleme vähem. Kui sa mõtled mingi hetke peale oma elus, kus sa oled kõige õnnelikum olnud, siis mida sa sellel hetkel mõtlesid? Ilmselt mitte midagi, vaid sul oli tegemist lihtsalt hetkes olemisega. Ja see aeglustamine, rahulikumalt võtmine väljendub ka, või vähemalt mida ma proovin teha, on lihtsalt vähem mõelda. Või siis ka, kui ma mõtlen, siis rohkem ruumi enda jaoks hoida. Tunnen, et ma olen viimaste kuude või isegi natuke pikema perioodi aja jooksul mingi osa endast ära kaotanud, mingi väga ilusa, pehme, sooja osa. Või ma tegelikult ei ole ära kaotanud. Ma arvan, et on lihtsalt kuskil mu sees, aga kuskil nurga taga peidab ja ma olen võib-olla teda natuke ära hirmutanud või võib-olla mingid sündmused on teda natukene ära hirmutanud. Kui ma olen valmis teda tagasi välja kutsuma. Lihtsalt loodan, et võib-olla see video ise on kuidagi üleskutse ja selline meeldetuletus, võtta rahulikumalt, olla enda vastu lahkem, mõista, et ainult sinu elu on sinu elu. Ainuke, mis saab sulle rahu tuua, on radikaalselt aktsepteerida seda elu, mis sul on ja kõike, mis sellega kaasneb. Seda, milline on su keha, milline on su vanemad, su kodu, ilm. Ja võib-olla tundub, et radikaalne aktsepteerimine välistab kasvu, aga ma arvan, et radikaalne aktsepteerimine kutsub sisse kõige rohkem kasvu, mis üldse kunagi olnud on. Sest radikaalne aktsepteerimine tähendab seda, et sa radikaalselt aktsepteerid ka muutust, sest elu ongi muutus. Ja mida lihtsamalt sa muutusega kaasa lähed ja sellega kaasa voolad, seda lihtsam sul endal on, ma arvan. Ja mida rohkem on lihtsust, seda rohkem tulevad sinu juurde asjad, mis on päriselt sinu jaoks mõeldud. Üleüldiselt kogu see kontsept on hästi lihtsalt, tore on rääkida sellest, on ju hästi lihtne ja mõnus ja meeldiv, aga päriselt seda nagu praktiseerida on keeruline. Ma tean, et on, aga see on täiesti võimalik. Võib-olla viimane mõte, mis ma siia paneksin, ongi kannatlikkus. Ehk siis tänapäeval meie kannatlikkus on reaalselt kärbitud mingile 3–9 sekundile. Me tahame kõike nüüd ja kohe, aga kõik võtab aega. Isegi kannatlikkuse leidmine võtab kannatlikkust. Iga uus harjumus võtab aega ja kannatlikkust. Asjad ei käi kohe täna ja praegu. Asjad võtavad aega. Aga kui sa lubad asjale aega, siis asi saab palju kiiremini kasvada. Mitte et seda ootust, et sellele seada. Kannatlikkus ükskõik millega. Ükskõik, mis sa praegu õpid või läbi käid. Lihtsalt kannatlikkus ja aeg. Benji on nii pahane, et kass saab olla süles. On nii või? Olgu, see on minu poolt kõik. Aitäh, et sa siin olid. Sa oled mulle väga tähtis ja väga kallis ja sina ka. Ma loodan, et sul nimeline ülejäänud päev ja näeme juba hästi varsti. Ciao!